Paljud meist seavad uueks aastaks võimsaid eesmärke, aga tihti võib jääda natukene lahtiseks, et kuidas päriselt igapäevaelus nende poole liigume. Ja enamikel meist on mingi nimekiri, kus me hoiame oma järgmisi tegevusi ehk to-do list. Ja kui tuleb juttu tegevuste nimekirjast, siis paljudel on esimene seos, et see on see küsimus, et mis äppi peaks kasutama, jah? Korralik rakendus aitab, aga olenemata sellest, kuhu sa oma nimekirja teed, on tähtsam, et oleks paigas mingid põhimõtted, mis nimekirja tegelikult toimima panevad. Ja siin on 5 punkti, kuidas luua toimivat to-do listi. Number 1. Hoia oma to-do list ühes kohas. Kui küsida inimestelt, et kus ja kuidas nad peavad järge enda kohustuste ja järgmiste tegevuste üle, siis tavaliselt on vastus, et mul on ilusti kirjas siin kalendermärkmikus kõik ja arvuti desktopil ka muidugi on mul mõned post-it notes'id ja kodutegevused on ilusti siin külmkapi peal. Õige küll, mul on tegelikult Apple Notes'is ka mõned asjad ja siis e-kirjades on paar järgmist sammu. Ma mõtlesingi, et kuhu ma selle üldse kirja panin. Aga kui sina oled üks neist, siis me ei mõista sind hukka. Me saame aru, kui kergesti see võib juhtuda, sest iga äpp ja ettevõte soovitab kasutada enda asju. Aga lõpuks võib tulla sellest välja suur segadus. Ja tegelikult ei olegi väga palju vahet, kuhu sa oma to-do listi teed, peaasi, et see oleks lihtsalt ühes kohas. Ja et oleks alati sinuga kaasas, et sa saaksid sinna mugavalt asju lisada. Kui see on digitaalne, siis võiks olla mingi äpp, mida on mugav kasutada. Mina näiteks kasutasin mitu aastat Apple Notes'i, aga macOS'i uuendusega tekkisid synki probleemid ja nüüd ma proovin hetkel Notionit. Tiimiliige Arno kasutab Microsoft OneNote'i ja Sander katsetab hoopis füüsilist märkmikku. Mõtle läbi, et kuidas sa saaksid teha nii, et kõik sinu järgmised tegevused oleks ühtses nimekirjas ja sa ei peaks neid taga otsima, kui hakkad valima, et mida järgmiseks ette võtta. Number 2. Lisa to-do listi ainult need tegevused, mida sa reaalselt teha saad. Oletame, et sul on tegude nimekirjas 2 asja. Osta kassitoitu, kirjuta magistritöö. Kumma tegemist oleks lihtsam alustada? Ilmselt magistritöö oleks igal juhul raskem ettevõtmine, aga suuremate projektide puhul teeb lõppeesmärgini jõudmise lihtsamaks see, kui on konkreetne järgmine samm kirja pandud. Magistritöö kirjutamine koosneb kindlasti mitmetest väiksematest tegevustest. Ja kui see nii üldiselt kirja panna, siis ei aita meil tegutsema hakata. Selle asemel võiks mõelda, et mis on meie konkreetne järgmine tegevus sellega seoses. Tõenäoliselt selleks võib olla helistada juhendajale ja leppida kokku kohtumine, et arutada magistritöö teemavaliku üle. Või näiteks mul on lõpetamisel hetkel üks suur projekt ehitada valmis kodu, aga to-do listi ma olen pannud järgmise sammu. Osta Decorast suuri rõngaid kardina hoidmiseks, 30 tükki, pluss tagasi viia valed rõngad ja timmer. Ja see konkreetsus aitab kaasa, et need asjad päriselt ära teha. Ideaal on see, et kui sa vaatad oma nimekirja, seal on ainult need tegevused, mida põhimõtteliselt saaksid koheselt tegema hakata. Sel juhul ei hajuta sinu fookust need asjad, mida sa päriselt teha ei saa ning sa saad keskenduda enda tõelistele järgmistele sammudele. Punkt number 3. Kirjuta tegevused korralikult lahti. Vaatama to-do listi ja kas sinu järgmised tegevused on selgelt lahti kirjutatud ja sisaldavad tegusõna või nad pigem ainult märksõnana kirjas. Oma raamatus Getting Things Done argumenteerib David Allen, et kui kirjutame ainult üksiku märksõna, siis peab meie aju iga kord tegema lisatööd, et kui me oma to-do listi vaatame. Näiteks kui seal on kirjas reis, siis võib juhtuda, et peame mingi taolise mõtteprotsessi läbi tegema. Kas ma mõtlesin selle all tööreisi Brüsselisse või puhkusereisi Kanaaridele? Kas ma pidin hotelli broneerima või hoopis reisikindlustuse tegema? Aga kui tegevus on natuke pikemalt välja kirjutatud, siis saame enda jaoks asja palju lihtsamaks teha. Näiteks teha Brüsseli reisi jaoks Swedbankis reisikindlustus. Ja vahe tuleb eriti välja siis, kui meie to-do listis on neid tegevusi palju. Allen ütlebki, et tähtis on just lisada tegusõna, siis on kohe selge, milles ülesanne seisneb ja me saame asuda tegudele. Punkt number 4. Jaota oma to-do list vastavalt kontekstile. Üks ettevõtte tegevjuht, kelle ettevõttes me koolitamas käisime hiljuti, rääkis mulle ühe loo. Tal oli üks mantel, mis oli nii mustaks läinud ja vajas keemilist puhastust. Ja ta oli selle visanud auto pagasiruumi, aga sinna ta oligi kahjuks jäänud. Aga huvitav oli see, et ta tegelikult oli korduvalt keemilises puhastuses vahepeal käinud ja enda mingeid teisi asju sinna viinud, aga see mantel meelde ei tulnud. Ja pärast koolitust ta oli hakanud jaotama oma to-do listi vastavalt kontekstile. See tähendas, et muuhulgas tal oli ka linnas kategooria ja sinna alla ta pani kirja, et viia mantel keemilisse puhastusse.
väga lühikese aja jooksul sai ta selle mööda minnes tehtud, kui ta töö juurde oli sõitmas. Sest ta teadis, et kui ta linnas liigub, ta vaatab enne oma linna tegemised to-do listist üle. Ja mulle endale see jaotamine väga meeldib, sest ma hoian nii palju aega kokku igapäevaselt, kui tegevusi nõnda grupeerin. Kui näiteks nädala jooksul kogunebki suur hulk tegevusi, mida ma pean linnas tegema, siis ma võtan ette ühe sõidu ja teen need kõik korraga ära. Selle asemel, et iga natukese aja tagant midagi ükshaaval teha. Ja ma tõstan isegi nad marsruudi järgi täpselt õigesse järjekorda ja jooksvalt panen linnukesi, et midagi ei ununeks. Ja sama saab teha ka kõnedega, koguda nad ühtsesse nimekirja ja näiteks autosõidu ajal kõik järjest ära teha. Ja selline jaotus võimaldab ka ajakavaga tegevusi siduda. Kui näiteks tekivad mingid teemad, mida ma oma naise Johannaga tahan läbi arutada, siis ma panen nad rääkimiste kategooriasse. Ja igal hommikul on meil perekoosolek ja saame need asjad korraga läbi rääkida. Või kui koguneb hulk e-maile, mida ma tahaksin saata, siis ma kogun nad ühte kategooriasse ja iga päev kell 12 on mul meilide saatmise ja vastamise aeg, mil ma siis nad korraga ära vastan ja saadan. Ja see on kasulik ka selleks, et kui me vaatame oma to-do listi alajaotust, siis me näeme ainult tegevusi, mis selles kohas või kontekstis relevantsed on. Näiteks kui me istume kontoris ja loeme tegevuste listist, et me peame sularaha välja võtma, siis meil sellel hetkel ei ole sellest infost eriti palju kasu, kui me just ei tööta pangas ja ei istu parasjagu sularaha automaadi kõrval. Aga kui see on meie linna nimekirjas ja just enne linna minekut me vaatame selle üle, siis me saame selle kerge päevaga tehtud. Videokirjelduses on link, kus saad näidisnimekirja võimalikest alajaotustest to-do listi jaoks. Ja sa võid mõelda, mis sinu jaoks oleks hästi toimiv lahendus. Punkt number 5. Leia eelmisel õhtul 2-3 prioriteeti ja see on need ajakavaga. Kas teil on vahel juhtunud see, et te peate mingit eriti keskendumist nõudvat ülesannet tegema ja siis avastate, et mu tuba vajaks koristamist. Või siis, et äkki ma peaks Facebooki sõnumitele vastama. Ja ka to-do listi puhul võivad mitte nii olulised tegevused meie tähelepanu võita ja tegelikult muutuda asendustegevusteks, kui me peaksime midagi muud tegema. Ja minul on seda palju juhtunud ja eks vahel juhtub siiamaani. Aga väga palju on aidanud see, kui ma olen hakanud eelmisel õhtul oma to-do listi üle vaatama. Ma saan tõsta tehtud tegevused arhiivi või kustutada ja vaadata kalendrist, mida järgmine päev toob ja seada 2 või 3 prioriteeti ehk tegevust, mida ma kindlasti tahan järgmine päev ära teha. Ja need tegevused ma tõstan eraldi kategooriasse prioriteet. See tähendab, et nad on järgmine päev kohe silme ees ja ma proovin alustada kõige raskemast ülesandest. Ja lisaks ma märgin boldi need tegevused, mis oleks tore tehtud saada, aga kui ka ei saa, siis need tegelikult võib järgmiste päevade jooksul samuti teha. Kui ma olen suutnud seda rütmi hoida ja rasketest ülesannetest alustada, siis mind on alati tabanud suur edu elamus. Yes, kõige suurem ja olulisem asi on tehtud ja pool päeva on veel ees. Ja see motiveerib, et teha hulk väikseid ülesandeid ka pärast seda veel ära. Võtame nüüd mõtted kokku. Kuidas luua toimiv to-do list? Esiteks mõtle läbi, kuidas sa saaksid teha nii, et kõik sinu järgmised tegevused oleks ühes kohas koos. Teiseks, lisa järgmiste tegevuste nimekirja ainult need tegevused, mida sa reaalselt teha saad. Kolmandaks, kirjuta tegevused korralikult lahti, kasutades ka tegusõna. Neljandaks, jaota see nimekiri vastavalt kontekstile. Ja viimaks, leia eelmisel õhtul 2-3 prioriteeti, mida järgmisel päeval edukalt teostada. Suured tänud vaatamast, palun jaga kommentaarides, et mida sina nendest 5 punktist juba rakendad ja mida sa plaanid edaspidi teisiti teha. Tšau!